Charlie, noorem koer, hakkas haukuma. See oligi nagu imelik, et tavaliselt meil siin Tupik tänavas mitte ükski inimene ei liigu või ei tule siia aia taha. Nägin aknast, et mingisugune mees oli sinna akna taga või värava taga ja kummardas, võttis mingi koti seest mingid asjad, andis koertele, ma läksin ruttu õue ja selle aega, kui ma olin õue jõudnud, siis ei olnud seda meest ja koertel suud vahutasid. Õnneks ma teadsin, mida ma tegema pean, et ruttu ajada nad oksendama ja andsin neile esmaabi, aga oli ikka päris palju emotsioone, negatiivseid. Tänasin ka Jumalat, et ma nägin seda, sest et kui ma ei oleks seda näinud, siis ilmselt nad ei oleks võib-olla isegi täna meiega enam. Kui sa kuuled, et siin ja sealpool on igasuguseid mürgitamisjuhtumeid, ei pruugi olla alati, et nii läheb, aga mis siis, kui on? Mida andis see mees meie koertele? Kas see oli mürk? Mis saab meie koertest? Need küsimused kummitasid koerte omanikel koheselt peas. Nad on ju pereliikmed ja ikka on ju, see on esimene asi, mis sa mõtled, et mis siis, kui ta nüüd peaks midagi juhtuma. Et võib-olla alati ei pruugi ka see oksendamine ju aidata, ja alati ei pruugi ka koer oksendama hakata. Meil on see esimene juhtum tegelikult, kus tuleb nagu sekkuda, et koer ajada oksendama. See on lihtsalt see, et siiamaani oli teoorias, aga nüüd tuli praktiliselt seda kasutada, et õnneks see töötas ja kõik tuli välja, mis seal oli. Täna läheb Charliel hästi, sellepärast et tema perenaine jõudis õigel ajal järjele ja suutis koera ikkagi võib-olla ka elu ära päästa. Aga see, mida see inimene siit aia tagant tegi, on tegelikult päris ohtlik, sest et võõrastele koertele anda ükskõik mida tegelikult toitu või muud ei ole väga hea tegu. Tegelikult ikkagi on seal väga suured riskid, sellepärast, et igale loomale iga asi ei sobi, isegi kui seal ei ole siis midagi halba sisse pandud. Võib-olla ongi tahetud just midagi väga maitsvat anda, aga see on väga rasvane, mis võib tekitada siis väga tugevaid näiteks seedehäireid, rääkimata sellest, et see lihtsalt võib-olla loom ei ole harjunud sellise konsistentsiga, selliste suurustega, tükkidega, võivad endale kurku tõmmata, et selles mõttes ega seal ohud on loomulikult olemas. Perekond oli juhtumist nii šokeeritud, et postitas olukorra kirjeldus ka sotsiaalmeediasse. Postitust jagati erinevates gruppides ning infot ka teistest juhtumitest jõudis pereni mitmeid. Tahtsin lihtsalt teada, et kas on veel juhtumeid, aga see, et nüüd see niimoodi kulutulele levima hakkas, seda ma ei arvanud muidugi, et see nii juhtub, aga võib-olla on see hea, et see nii läks, sellepärast, et inimesed oskavad rohkem oma koeri nagu jälgida, valvata. Lisaks saadi vihjed mehe kohta, kes koertele aia vahelt maiustusi jagas. Väga paljud tundsid ära, et see on Omniva postiljon või kuller, et nad väga paljud on näinud täpselt seda sama inimest enda hoovidega, kes on ka andnud koertele mingisuguseid asju ja ka koerad vahutavad, et minu arust see ei ole üldse okei. Ma saan kinnitada, et tõepoolest Facebookis avaldatud fotodel näha olev isik on meie töötaja, see on meie postikuller. Hetkel töötaja ise oli ka ehmunud, ta tõepoolest ütles, et tegemist ei ole millegi pahatahtlikuga, et ta on tahtnud anda loomadele maiustusi, aga me võtame loomulikult seda kahtlust ja seda juhtumit väga tõsiselt, et me hakkame seda tõsisemalt veel uurima ja räägime ka töötajaga veel. Paljudel postitöötajatel on maiustused kaasas, et hoida ära loomade rünnakuid nende endi vastu. 2024 aastal, mis just möödus, meil oli 8 rünnakut ja nendest 4 lõppesid tegelikult tõsise vigastusega postitöötajale. Et see on see põhjus, miks senini meil ei ole olnud koertele maiustuste pakkumine otseselt keelatud, aga reaktsioonina siis praegu sellele juhtumile alates homsest päevast on meie postitöötajatele täielikult keelatud lemmikloomadele maiustuste või mingisuguse toidu pakkumine. Liisa-Lisette kiire reageerimine hoidis ära hullema. Veterinaar Kerlin Järvele sõnul on siiski alati kindlam kohe loomakliinikusse pöörduda. Ma pigem ei soovitaks hakata ise seda oksendamist esile kutsuma, sellepärast just, et kui seal on midagi söövitavat näiteks sees ja me uuesti kutsume selle oksendamise esile, see tähendab, et me võime tegelikult seda vigastust või ärritust või söövitust hoopis suurendada ja samamoodi, kui sinna näiteks midagi teravat sisse pandud. Et igal juhul, kui selline kahtlus on, siis ma arvan, et siin on täpselt see, et parem karta kui kahetseda ja ikkagi kiiresti lähimasse loomakliinikusse pöörduda. Pere on kontaktis ka politseiga, nende jaoks on aga tähtis see, et nende koerad on terved ning et selline juhtum enam kunagi ei korduks. Lihtsalt, kui sa tahad väga koeri aidata, tahad neile maiuseid anda,
ära tee seda oma pead, et kui on omanik juures, küsid ja see on lubatud, miks mitte, aga oma pead niimoodi tegutseda ei ole vist väga hea. Kuigi meil ei ole täna infot mingist pahatahtlikust tegevusest, siis ma ikkagi mõistan täielikult seda muret ja ma tahan südamest vabandada kõigi nende perede poolt, kelle lemmikutele siis võib olla meie postitöötaja andnud maiustusi.